tere hommikust, täna on neljapäeva hommik, kell on 7:30 ja ma sättin, et minna Saaremaale koos oma kursaja Marlenega, sest et meil on koolis üks selline projekt, mille raames me peame siis minema kuulsa arhitekt Louis Kahni mälestusmärgi avamisele ja siis me kajastame seda, filmime, teeme intekaid ja siis me jääme veel ööseks ka Saaremaale. Nii et selles videos ma näitan teile meie trippi või vlogin teile meie trippi ja ma olen täiesti kindel, et see tuleb üks väga-väga põnev vlog. Nii et tere tulemast tagasi mu kanalile! Igatahes nüüd ma liigun ja võtan Marlene peale. Ta elab kohe siin minu lähedal üsnagi. Võtan ta peale ja siis liigume praamile ja ma veits kardan, sest ma ei ole mitte kunagi ise, nagu sa ütlesid, esiteks ma olen praamiga üldse väga vähe sõitnud. Viimati ma sõitsin praamiga siis, kui ma olin mingi 6-7, praegu olen ma 20, nagu me kõik teame. Aga tahtis ükskõik see, et ma ei ole enne nagu praamiga sõitnud väga. Aga see, et ma ei ole praamiga sõitnud nii, et ma lähen ise autoga peale. Ma tean, see kõlab nagu ülitobesi, mida pabistada ja mida karta. Aga nagu, äkki mul mingi auto jääb kinni sinna. Nagu, ma tean, see kõlab nii idiootselt. Aga nagu, ma lihtsalt jagan teiega oma hirme ja jagan teiega oma mõtteid. Aga tegelikult ma kujutan ette, et meil tuleb ülitore sõit, üliäge, täiega nagu mugavustsoonist välja mineks, et me lähme nagu ise mingi sõidame kuskile mingi kuivastusse. Reaalselt nagu ma pole kunagi selle tee peal sõitnud. No ma ei tea, igatahes ülipalju nagu hükseid asju, mida me teeme esimest korda. Aga ma tegelikult naudin mugavustsoonist välja minekut, sest see viib mind arenguni. Nii et hoidke meie silma peal. Varsti ühineb meiega Marlene. Ma arvan, et tema aitab mul ka vlogida seda videot. Ja, sest ta on ka julgenud tüdruk ja ta ei võtka pole kaamera ees nagu minagi. Just koolis pidanud lihtsalt nii palju harjutama seda, et ma usun, et tal on ka hea meel siin mu kanalil lõpuks ometi olla. Ma olen tõest vist mitu korda siin rääkinud, aga ta ei ole mu kanalile veel sattunud, nii et tere tulemast, Marlene, kui sa seda vaatad. No nii, igatahes jõudsime nüüd siia praamile. Natukene eksamist oli, aga saime hakkama. Marlene rahust vähe väitis välja. Ja nüüd lähme võtame siia ja kohvi. Kuidas mul pea hakkab vaikselt ringi käima söömatusest. Oh my god. Kus selle kahvliga? Through the highways till my shadow turns to sun rays and on we'll go through the wastelands through the highways and on. On teinud nii palju inspiratsiooni, mis on oma elu ja maailma ühe nimetaja arhitekti When a historical museum commission then by placing this historical marker in a large vara, mis on tema finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create. With this book project that took me over 5 years to put together. My father was born in 1903. Igatahes nüüd on meil käidud, meie hindekad on kõik tehtud, kell on juba 4 kohe ja me hakkame vaikselt oma majutuse poole liikuma ja öelge teiega paar sõna, kuidas te jäite rahule? Ja me jäime väga rahule, ülitore päev oli. Jah. Ta prillid tasust välja.
Räägi. Võtsin prillid. Võtsin siis prillid taskust välja ja siuksed lood. Ei no miks mitte? Miks mitte? Asosest 7 aega tellid. Okei, igatahes me käisime nüüd Humanas ka korra läbi. Sõime mõlemad 2 asja. 50 sendi päev oli seal ja 1 eur läks kummalgi poes lihtsalt. Ja me sõime liinormased asjad ka, nii et. Aga igatahes me hakkame oma majutusse liikumised Kuressaarest ja meil läheb kuskil tund aega, et sinna jõuda. Nii et jah, aga me oleme räigelt pesinud, nii et ma loodan, et me magame ja tee peal. Ei jää tegelikult. Sina pead eriti ettevaatlikult roolis olema. Täpselt, aga loodan, me jõuame kohale ilusti. Jõudsime Muhumaale ühte linnumisse majutusse kohale. Siin on siis selline väikene hoovikene, meile on näidanud seda lähemalt, see on nii nunnu reaalselt. See on üks talu selline, ma näitan välja kohe. Nii, siin on siis väike ruumtuur, kõigepealt on siin üks magamistuba, siis siin on diivan on ju. Siis siin on peegel, mis on kõige olulisem, eks ole. Siis siin on katusaken, lapsetool. Siis on varuvoodi, siis on jälle üks suur voodi ja siis on telekas. Väga mõnus. Hea meel, et me lõpuks kohale jõudsime, sest ma olen tegelikult nii hullult väsinud. Marlene samamoodi. Ja mul nii halb olla millegi pärast. Me sõime seal üritusel, nagu, mis meil oli, me sõime nii palju mingit võõrast toitu. Ja mul hakkas sellest kuidagi üli halb olla. Ja mul tuli oksen üles, et nagu, jah, suht rõve, aga loodame, et läheb üle. Tere hommikust, issand, ma hakkame praegu välja näen nagu zombi, aga meie oleme ilusti ärganud. Marlene läks alla pessu ja ärkasime 8:30 ja äraselt kütetega. Me mõlemad magasime täna lihtsalt imehästi, me oleme nagu beebikesed, nagu nii jauni oli ja me alguses arvasime, et magame erinevates voodites, et nagu Marlene magab seal toas, on ju, seal toas ja siis mina magan siin, aga kuna siin toas oli telekas, siis me lihtsalt kukkusime mõlemad ära siia ja nii mõnus oli ja siis ma sonin täiega palju öösiti ja ma teen mingi imelikke asju öösel niimoodi, et ma tõusin istukile ja siis ma vaatan nüüd ümber ringi, hakkan midagi rääkima ja ma eile õhtul hoiatasin ka Marlenet, et ma võin seda teha ja siis öösel ta nägigi, kuidas ma tõusin istukile ja hakkasin jutustama. Ja siis ta arvas 5 minutit järjest, et see on tema kutt. Sest et ta oli ka uli unesegane, ta arvas, et tema Peika räägib siin nagu minu asemel. Siis ta järsku vaatas, et okei, tal on pikad juuksed, see ikka vist ei ole tema. Igatahes sellised naljakad lood olid meil siin öösel. Aga muidu mega mõnus koht, kus me ööbime. Selle nimi on mingi Jaagu Mihkli talu. Ja reaalselt nagu nii ilus on siin, nii ilus lihtsalt. Päike paistab praegu. Siin 2 koera, kes mängivad. Reaalselt siuke tunne nagu oleks kuskile vanaema juurde tulnud. Nagu nii luksvärk, lihtsalt nii tore. Aga nüüd me hakkame sättima vaikselt valmis ennast, teeme mingid meigid, värgid, särgid ja lähme vaatame kuskilt endale hommikusöögi ja siis lähmegi praamile ja koju. Issand jumal, ma just avastasin, et mul oli kaamera täiesti must kõik kogu eelmise jutu aeg. Aga ma loodan, et te saite ikkagi nagu näha midagi, täiesti udune ei olnud. Kell on natukene 10 läbi ja meil läheb tunni aja pärast läheb praam tagasi, nii et ja me sõidame 15 minutit siit sadamasse, nii et me hakkame vaikselt liikuma. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Yeah.
igatahes me oleme nüüd juba praamil ja me hakkame vaikselt mandrile jõudma, võtsime oma kohvikesed ka, sest ilma kohvita me ei saa, onju. Võtsime oma kohvid ja siis lähme võtame midagi süüa ka veel, nii et. Ma olen nüüd tagasi kodus, nagu te näete, mega tore oli kõik kogu see üritus meil, saime ikka nii palju filmitud, nii palju emotsioone ja üliilus ilm on ka täna juba õues, et see kõik annab täiega energiat ja jah. Aga siinkohal ma lõpetangi selle vlogikese ära. Ma loodan, et sai normaalselt siia materjali ka teile filmitud. Et loomulikult ma väga palju ei saanud seda kogu materjali, sest lihtsalt me tegime ju seal koha peal ka nagu hullult tegime intervjuusid ja asju, et lihtsalt ei jõudnud kõike filmida. Aga ma tean, et te saite aimu meie väiksest tripikesest natukene ja mul oli igatahes küll tore ka midagi muud teile vlogida peale koduste vlogide. Nii et ja, aga kui sulle see video meeldis, siis vajuta palun like sellele videole ja kui sa oled mu kanalit veel ka tellinud, siis subscribe'i või telli ja näeme järgmise päeva. Tšau!